soojem päike, linnud siristavad ja sinililled õitsevad. Kevad on lõpuks käes ja ilusast talvest ilusad mälestused. Aga rändame aastaajas tagasi. Kia EV4 ja peaaegu 2000 kilomeetrit Lõuna-Eestit. Kõrgust, jäärada, kurvid ja hüpekad. See on proovisõit, kus ei loe numbrid ega omadused. Hoopis midagi veelgi tähtsamat. Kui inimesel tekib usaldus ja kui inimesel tekib autoga side, mida ta igatsema jääb. Esimesed tund aega on Kiaga sõidetud Guitar Fit. Mul juba meeldib see. Terve 2 nädala jagu staffi. Efektipedaalid, kitarrivõim ja kitarr mahtus tervenisti. Esimene challenge saab olema Jõgevalt, Riia lennujaam ja tagasi. Ma kavatsen teha selle mitte ühegi laadimiseta. 100 kilovatti pidi olema. Poolest tundi täis akuni, teeb ühe laadimisega ära. Kõik on hästi. 231 kilomeetrit minna esimese otsaga. Auto näitab, et 317 kilomeetrit on range, 537 maksimum, 255 miinimum. Lennujaam paistab. Kas õnnestub ilma ühegi laadimiseta? Riia lennujaam. Jõhker sõit. 4 tundi 30 minutit teeb. Aga jõud. What the fuck? 2 electric vehicles race. Tram versus Kia EV4. Feel the power. Ehk siis jah, 81 kilomeetrit jäi siis seis. 344,9. Ambitsioon oli jah, hea laadimisega, ja muidugi. Ei no, teoorias oli see võimalik, siis kogu distantsi näitas 700 kilomeetrit, aga arvestades, et mul olid kõik asjad järel, nii kui ma Lätti jõudsin, siis polnud enam püsikiirus hoidest mingit kasu. Laadimiskiirusest jällegi on kasu. 10% 80, ainult 30 minutiga, et saaks hästi kiirelt koju tagasi ja koeraga jalutama minna. Täpselt siuke jõuks. Mõnus karge hommik, -12 kraadi, meeletult kena päikesepaiste, täielik nostalgia, sünnikoht, seesama tee, kus kooli kõndisin ja seesama päike meenutab mulle ainult üht. Colin McRae Rally 2 Rootsi katse. Nii eluaegne rallisõitja proovib asju tööle saada. Kas auto käib või auto ei käi? Käib küll, see on elektriauto. Aga teeme midagi sellist, mida elektriautoga muidu ei tehta. Kia EV4 saab proovile pandud Kuremaa jäärajal. Kontrollid asjad on maha võetud. Minu kõrval istub, kes filmib praegu, on eluaegne rallisõitja, tema coachib mind, mida tegema hakata. See ei ole Kia praegu, aga see on hoopis nelikveoga Passat! Kõik on maha võetud, traction control, kõik asjad. Ma ei tea, kas ma saan külje ette. Mul on pulss 200. Ma pole kunagi. Mul on enne käes. Korea. Ära keda tagasi kohe. Slide! Esimene. Elektriautoga saab jäärajal külje ette. See on meeletult lõbus ja nagu Roland mainis, see on ebareaalselt turvaline. Kui kiirendad, ei käi ratas tühja all ringi. Kui on vaja seisma jääda, siis auto jääb seisma. Okei. Kas sa pikendusega vedasid voolu kuskilt? Esimene kord elus, kui midagi sukest ei juhtu. Ütleb siia ka panna. Ei ole võimalik. Täpselt nii nagu juhendi selline. Ups.
päris äge ju. Aga nüüd oleks üks vaja teha, et ma panen loo käima ja siis ma saan samal ajal edasi filmida. Õhtuga, ööga on päevad tuisanud. Ligi 10 sentimeetrit lund pidi jõudnud tulema. Koetega nüüd see tore. Pärast tormi tuleb alati päike välja. Talvel on aga võimalus öötaevas näha midagi väga maagilist. Teed olid kohati väga täis tuisanud, aga taevas hakkas aina selgemaks minema ja see tähendas, et võimalus on näha virmalisi. Ja kõige tähtsam on muidugi see, et leida koht, kus on võimalikult vähe valgust. Aga siis juhtus midagi, mida ma näinud ei ole. Udu virmalised linnavalgus alguses tõmbas täiesti kreisiks ära, ma vaatasin, mis asja, nii eredad virmalised, see küll võimalik ei ole. Aga kas puu teeb metsas häält, kui ta kukub ja kedagi seal kuulmas ei ole? Ja just siis, kui ise kohale minna, võib juhtuda tõepoolest midagi maagilist. Lõuna-Eesti teed elektriautoga. Seda peab tegema. Ma olen siin Haanja kandis, Haanja kõrgustik või Haanja see... See oli hea praegu. Aga need kurbid siin, suured puud, kitsad teed, see vahelduv maastik. Üliäge on see, et nagu... Pulsi tõmbab üles see masin korralikult, sest nagu äge on sellega sõita. Ei ole igav, nii lahe. Ja ma olen nagu ilmselt elektrikatega ei tulda sellisesse kohta. Paganama. Ma kardan nii väga kõrgust. Fuck yeah, let's go then. Tuul tõuseb. Oh fuck, ma vaatasin alla just. Aina kõrgemaks läheb. Oh fuck. See kõik on peas. See kõik on mu peas. Ma jõudsin tipu. Fucking hell. Oi pea. Ära tegin. Ja fuck. Ilus. Aga mul jalg väriseb. Fuck, ma nii jõhkralt kardan kõrgust. See on mu üks suurim hirm. Lennatan ka. Alati päris üle. Fuck, see oli eneseületus. Siit samast kohast jääb siis Mount Everesti tipuni 8530 meetrit veel. Kella 3 lahti. Aga vahet ei ole. See oli väärt, see kõik. Nüüd on see klassika, et mida ma teen, kui auto laadib. 21 mintsa on selleni veel aega, et saaks täiesti täis laaditud. Ja siis veel ilmselt üks väike 10 mintsani jalutus ühe ilusa sillani ja tagasi. Ja siis juba ongi aku täis ja võib edasi sõitma hakata. Mina ise veel jään Jõgevale. Mingisugused vennad otsustasid omavahel rakette laskma hakata, aga Kiiad samuti oodatakse koju tagasi. Ma olen sõitnud 2000 kilomeetrit selle autoga. Ma alustasin täiesti talvel, eks ole, kus oli -20 kanti. Auto võttis juba siis ekstra palju. Sõitsin vahepeal Lätti, ma sõitsin Lätist tagasi, ma sõitsin täiesti uskumatult ilusatest kohtadest läbi ja igal juhul pidin võib-olla
6-7 korda seda autot laadima. Mina ei taha seda autot tagasi anda. Võtan edasi sõita sellega. Ma leidsin ilmselt ühe parima koha Eestis, kus üldse tegelikult autost aru saada, kus autoga teha proovisõitu. Ja see ongi Lõuna-Eesti, terve see piirkond. Vahet ei ole, kus sa oled. Kurvid, käänud, tõusud, künkad, augud, kruus, asfalt. Siin on asju, mis mulle ei meeldi. Et ta kogu aeg ütleb mulle, et tee paus. Ma alles hakkasin sõitma, ma ei viitsi. Ma tahan sõita. Kasutasin ainult avalikke laadjaid. Summa tuli umbes nii palju. Ja tee, mis tahad, tekib kiindumus.